FIA Motorsport Gamesi tase kindlasti on kõvem kui meil Eestis kohalikul meistrikatel, sest et siin on meil kokku tulnud 30 erinevat oma riigi tšempionit ja kõige kehvem neist on ainult kahekordne kohalik meister, nii et tase on väga kõva. Driftirada on üsna tehniline, et pead minema esimesse kurvi, esimene, teine, kolmas, kes paneb ka neljanda käigu põhjagaasiga sisse, teed poole vahetuse ära, siis on vaja hoog praktiliselt nulli pidurdada ja siis uuesti hakata sealt ilusti ennast välja sättima. Et ta on üsna tehniline, aga me õnneks saime selle juba esimeste trenniringidega paika ja tunne oli väga hea kvalifikatsiooni minnes. Autoseadistusega me näeme alati üsna palju vaeva ja katsetame kõik piirid läbi, aga ka seekord ei olnud hullu. Ma arvan, niisugune 3. ring ja olime juba valmis minema lahingusse. Kvalifikatsioonis siis esimene ring läksime nii-öelda panema, et näitama, kes me oleme ja miks me siin oleme. Aga millegi pärast kadus viimases kurvis tagaratastel pidamine, vajusin natukene liiga välja ja esimeses sõidus saime 0 punkti alla. Teise ringi oli väga närviline minna juba selle asja tõttu, et tavaliselt ikkagi esimesse kvalifikatsiooniringi lähme kindlaid punkte püüdma, küll aga siin on tase nii kõva, et tahtsime minna näitama. Aga teises saime 80 punkti ja oleme kindlasti edasi homsel peavõistlusel ja näitame seal, miks me siia tulime.